Õhtut mul on täpselt niisugune tunne, et teie olete praegu oma kodus ja ma olen seal üpris naabruses Liiva tänava otsas. Mul on teie juurde hästi lühike maa tulla. Ma olen seal käinud isegi, kui ma Anneliga juttu tegin. Et ma tulin teile külla, tahan teada, kuidas teil läheb. See ongi see põhiline. Aga mina tean seda, et teie õekesed ei ole üldse ju Türi tüdrukud, te olete hoopis Särevere tüdrukud. Kuidas te seal Säreveres elasite ja miks te sinna sattusite? Teil on oma mikrofon. On see. Miks me sinna sattusime? Ema isa said töökoha sinna. Ega rohkem nagu kodu oli alguses ühes väikses majakeses, pärast saime suurema korteri. No kuidas elu Säreveres oli? Mina küll täiega nautisin Särevere elu. Ma mäletan, et ma mõtlesin niimoodi, et ma olen sündinud maailma kõige paremasse kohta kõige paremal ajal. Sest seal sai vabalt joosta. Suvel meid läksime välja ja kuni maikuust kuni oktoobrini jooksime paljajalu ringi ja koos naabrilastega seal möllasime lumes ja suviti mängisime pulgapeitust ja luurekat ja et see oli tõeline lapsepõlv. Et mina mäletan seda väga, väga soojalt, aga tegelikult ma lisan siia juurde, et tegelikult me oleme Tartus sündinud, sest meie isa oli veel tudeng tollal. Aga mina seda Tartut ei mäleta, ma olin vist paarikuune, kui me kolisime Säreveresse. No siis juhtus üks väikene ime ja teile sündis üks väikene vend ja teist said linna tüdrukud. No kuidas elu linnas oli? No linnaelu oli ikka linnaelu. Ikka hommikuti panime valged sokid või valged põlvikud jalga ikka, et linna peale minna ja ikka hoopis teine elu. No oli siis nii suur vahe väikese Särevere ja suure Türi vahet? Ja Türi oli ikka suur linn ja Türi oli selline, et me kolisime oma majja. Et see oli kuidagi nagu tundus, et nagu munakoor tuli ümber, et sa olid nagu oma sellises väikses kapslis. Et Säreveres oli niimoodi, et astusid uksest välja, siis kohe olid naabrilapsed seal ees ootamas ja kohe läks mäng pihta. Aga Türil tuli seda kõike kuidagi organiseerida. Ja siis Türil Kalevi tänaval me olime ühed vähesed tüdrukud, seal oli palju poisse ees, kes olid muidugi väga elevil ja meil maja ümber oli müür, siis me mäletame hommikuti, kui üles tõusime, olime valged põlvikud jalga pannud, siis juba poisid reas müüri peal istusid ja ootasid, et millal me välja tuleme. Aga õige pea see muutus ja valged sokid ununesid ja hakkasime samamoodi paljajalu ringi silkama nagu Säreveres. Te tegelikult elasite või elate hästi toreda koha peal. See on tenniseväljak, siis talviti oli seal ju uisuplats, siis on ujula seal samas, tollimets seal samas. Kuidas seal kandis elada on? Ütlen ma ise sama kandi elanikuna, kui küsin. No see oli väga kaua aega tagasi, kui me seal elasime ikka mitukümmend aastat tagasi. Vaatame tõele näkku. Aga tore oli ja siiamaani on väga tore seal käia. Eriti nüüd, kui lillelaat on otse sinna koduukse alla kolinud. Et seal on tõesti kõik on käeulatuses ja ma mäletan lapsest ja noorest peast oli eriti tore see, et mets oli ainult 200 meetri kaugusel. Paned suusad alla ja kohe saad minna suusatama. Nii, aga no edasi juba tulite ju Türile kooli. Mida te pärast koolitunde tegite? Ju te ikka koolis olite tublid õpilased. Olite ju? Mina väga ei olnud. Ei olnud. Nii. Sina, Anneli, olid ikka tubli õpilane? No alguses olin, aga siis kui see enam sellest loomulikust intelligentsist abi ei olnud, et tuli õppima hakata, et siis selleks ajaks ei olnud õppimisharjumus välja kujunenud. Nii et siis läksid hinded natukene alla, et algus läks lihtsalt ja. Aga mida te pärast kooli tegite? Kindla peale, siis veel muusikakooli Türil ei olnud, kui teie olite väikesed tüdrukud, ei olnud ju? No isegi teemaks ei tulnud vist muusikakooli. Nii, aga no soom oli ikka, spordiringid käisid. Esimene asi, kuhu mina läksin koolis oli kunstiring, sest ma juba lasteaias joonistasin hästi palju. Mulle väga meeldis joonistada ja lasteaias oligi minu unistus kunstnikuks saada. Ja siis esimeses klassis kohe läksin kunstiringi, käisin seal vist 4 või 5 aastat.
aga kuna me siis olime veel, elasime Säreveres, siis ema vaatas, et laps ikka üksinda õhtut ei saa niimoodi minna kunstiringi ja siis Helina oli siis 3. klassis ja pandi mulle kaasa käima. Ja siis selgus, et tegelikult Helinas on peidus ikka tõeline kunstitalent, et mina natukene oskasid seal kritseldada ja joonistada, aga Helinal lõi see siis lokkama see kunstitalent, nii et tema jätkas seda kunstiteed, kui mina läksin üle juba rohkem muusika peale ja natukene sporti ja natukene näiteringi. Natuke kõike, aga mina tean, Rainer, et sina punnitasid ka ikka muusikakoolis käia, oli ju? Mis pille sa kõik õppisid? Punnitasin jah. Türi muusikakooli õnnestunud lõpetada, ma ikka püüdsin kõigepealt klaveriga, siis klarnetiga. Aga ma olin väga lahe ikkagi, et lõpuks ei käinud korralikult kohal ja ei harjutanud ega eks tegevus oli muidki, et me olime väga haaratud laulmisest juba tol ajal. Nii, vaat siit nüüd edasi järgmine küsimus on, et millist osa on teie õpetajad teie eluteedes määranud? Mina võin kohe öelda, et ilma õpetaja Ulvi Tammeta ma ei oleks oma karjääri valinud, et ma olin veel 12. klassis täiesti õrna aimu, mida ma edasi teen. Aga mine proovi Otsa kooli. Tehtud. Ja läksidki. Nii, aga sina läksid kunsti siis õppima ometigi? Ja. Nii, kelle tagant? Loomulikult kunstiõpetaja Menna ka, aga eelkõige ikkagi kunstiringi juhendaja. Kes oli kunstiringi juhendaja? Ilme Varik. Ja. Nii, et Ilme Varikul on siis selles süü, et sina oled olnud kunsti inimene nagu kogu oma täiskasvanu elu. Sina üsna oled suur osa, laulu inimene, sellest ma saan kõigest aru, aga Annelist ma ei saa üldse aru. Sest Anneli on ju tegelikult polüglott. See tähendab siis seda, et mitte mingi hotentott, vaid polüglott oskab hästi palju keeli rääkida. Anneli seda oskab. Samas sa oled väga hea kirjutaja, sa oled raamatuid kirjutanud, tõlkinud. Samas sulle meeldib mööda maailma ringi seigelt, aga giidina. Kelleks sa ennast ise pead kõige rohkem? Ma alustaks võib-olla ka sellest, et koolist ja õpetajatest. Et kui ma seal Türi koolile tagasi mõtlen, siis ega see kool tervikuna sealt pea poolt väga edumeelne ei olnud. Et ega meile palju vabadust ei antud oma peaga mõelda ja et see natukene häiris tol ajal. Aga samas see huvitegevus, kõik see kunstiring, näitering, mida õpetaja Lehtmega ette võttis ja siis kõige suuremas osas muusika minu elus. Kui Rainer oli Ulvi Tamm, siis minul oli Tiiu Schütz, kes oli minu suur mõjutaja. Meil laulsime mitmes kooris, ansamblis, käisime mööda konkursse igasugustel festivalidel. Nii et ma ütleksin, et lauldes möödus vähemalt pool minu koolielust. Ja see on minule igale poole kaasa tulnud, ükskõik kus maailmas ma olen. Ikka ma olen püüdnud need laulukohad üles otsida, laulukoorid. Aga jah, eks mul ka oli väike mõte peas minna tegelikult laulu õppima edasi. Aga siis tee osutus natukene keeruliseks ja siis pooljuhuslikult sattusin rootsi ja taani keele kursustele ja siis mulle tuli nagu välk lõi pähe see teadmine, et vaat see ongi, mida ma tahan teha. Ma tahan töötada kultuuride vahelise liidesena. Ja seda ma olen siis nüüd teinud jõudumööda siiamaani. Nii et ikkagi üks märksõna on nagu kultuur selle asja juures ja keeled. Kultuur selles mõttes, et mitte ainult kunstise, vaid just nagu rahvused kultuuris, rahvuslikud kultuurid. Et see võib olla ka ärikultuur, et kõik. Et lihtsalt mulle meeldib vahendada inimesi erinevatest maailma nurkadest. Rainerit ma mäletan tegelikult ansamblist Oktav. See oli niisugune tore poiste paar seal otsas, Pat ja Patasson, Rainer ja pisikene Jaan Pehk. Et Oktaviga te ju juba käisite tohutult palju esinemas ja minu meelest ka esimestel välisturneedel siin Soomes ja. Just, Soome sattusime ja samamoodi Rootsi viimasel kooliaastal. Aga enne Oktavi oli seal veel paar ansamblit, oli ansambel Priim ja ma selle keskmise ansambliga võin jätta, kas ta teki kvint. Ja see tuleneb sellest, et me kõigepealt oli Türil üks keskkool
ja mingil hetkel ehitati siis teine keskkool metsa äärde. Ja siis osa ansamblist läks uude kooli. Pooled vist jäid vanasse edasi. Ja siis oli tarvis moodustada uus kollektiiv ja nii ta läks. Et Oktav põhimõtteliselt tekkis seal uues koolis. No tellisime meiegi kultuuritöötajatena Oktavit igal võimalusel esinema ja küllap see muusika sulle tõepoolest nii palju meeldis, et sa läksid Otsa kooli proovima, aga mis seal salata, sa ei saanud sisse. Kuidas siis ikkagi niimoodi juhtus, et sa sinna õppima pääsesid? Jah, ainult ütleme koorilaul ja kogemusest ei piisanud, et vokaaltehniliselt ma ei olnud veel valmis, et selleks oli üks aasta nii-öelda harjutada, et saada see õige hingamine ja õige laulmise punkt kätte, aga aastast piisas, et siis juba... Aga sa ei löönud käega, see oli nagu kõige põhilisem. Et ei tulnud selge ees nutuga ära sealt, et nüüd on nahkas. Ei, tagasiteed ei tulnud jah, et see oli nagu... Kui juba seal, siis seal. Nii, aga sina nüüd läksid edasi tõelise laulja teega ja ühel hetkel leidsid minu mäletamist mööda kusagilt ajalehest kuulutuse, mis määras kogu sinu edasise elutee. See oli kutse, et Villa Kammerkoor otsib lauljaid. Oli nii? Just see oli aastal 1999. Kusjuures täpselt ma enam ei mäleta, kas oli, ma arvan, et see oli eelmisel aastal, ehk siis 98. aastal ma käisin proovimas rahvusmeeskoori. Aga Ants Üleo ütles, et õpi veel. Aga tundub, et aastakesest piisas, et olla piisavalt hea, et Kaljuste koori saada. Et küllap siis pidi elu niimoodi minema. Nii, nüüd oleme Raineriga jõudnud kuhugi maale, võtame nüüd ette sinu, Helina. Kuidas sinu kunstnikutee algas? Päris professionaalne kunstnikutee või püüe sinna poole? Ta ei ole väga otse läinud. Hästi palju on kõrvalteid ja selliseid juhuseid mänginud rolli, et ma teen praegu seda, mida ma teen põhiliselt seinamaalinguid. Et mina ka ei saanud kohe Tartu kunstikooli sisse. Ja siis ma ei saanud ka kunstiülikooli sisse, sest ma valisin Valeriale. Sel ajal olid hästi olulised matemaatika tulemused ja igasugused muud sellised mitte eriti olulised omadused. Ja siis ühel aastal ainult oli ühe kutsekooli juures väga huvitav 2-aastane õppe, kus õppejõududeks oli kunstiülikooli õpetajad. Ja sinna ma sain sisse, paralleelselt hakkasin käima kunstiülikooli ettevalmistustel. Nii et sealt ma sain oma dekoraatori kutse ja peale seda läksin tööle Estonia teatrisse dekoraator butaforiks. Aga kunstiülikooli sisse ei saanud, siis ma läksin tööle ja siis... Aga siis juba elu läks oma rada, et järgmisel aastal sündis mulle poeg ja siis kolisime tagasi siia Türi kanti. Säreveresse. Aga ometigi sa jõudsid ühe hoopis toreda kunstitööni, sa tegeled seinamaalimisega. Jälle juhus. Kuidas sa selleni jõudsid? Täiesti, ma ei mõelnud üldse, et ühel päeval, et hakkaks seinamaalingut tegema, vaid ma olin teinud igasuguseid erinevaid asju, küll graafikat, küll siiditrükki, raamatu illustratsioone, asutuse kunstnik olnud ja ükskord lihtsalt Tallinnas jalutasin, siis ma elasin juba Tallinnas, jalutasin mööda Tartu maanteed ja astusin ühte poodi sisse ja selgus, et see oli selline väike perefirma, mis tegeles maalitud mööblimüügiga ja siis hakkasin seal omanikuga juttu rääkima lihtsalt, ta ütles, et näed, meil kunstnikul käsi kukkus käekipsi ja meil ei ole praegu kaupa. Ja siis ma pakkusin, et kas teil teist kunstnikku vaja ei ole. Ütles, et muidugi on, aga me pole sellega veel tegelenud. Nii et tegin proovitöö ja võeti mind sinna siis kunstnikuks. Olin mõnda aega olnud, siis hakkasid kliendid küsima, et kas ma seina peale ka maalin. Ja nii ka siis püsisid, kuni siis esimese töö ma tegingi üks
lasteaed soovis seinamaalingut, nii et esimene töö oli 10 meetrit vaba teemat. Ja sealt sai algus. Siis ma tundsin, et see on minu töö ja siis juba julgesin teha teistele klientidele. Puhas juhus? Täiesti, täielikult. Nii, ma sain aru, et ka Vila Kammerkoori sa leidsid üles, tegelikult oli see ju juhus, et sa seda kuulutust sa nägid, aga kuidas juhus sind, Anneli, eluteel juhatanud on? Ka üsna juhuslikult, et kui olid murrangulised ajad Eestis, laulev revolutsioon, siis ma laulsin Tehnikaülikooli tollase tippi Kammerkooris, käisime Rootsis ja Soomes juba nõukogude ajal. Ja siis otsustati seal ülikoolis, kus ma õppisin parajasti, tollane Pedagoogika Instituut, nüüdne Tallinna Ülikool, otsustati, et kõik võivad valida lisaeriala ja seal pakuti juhuslikult ka rootsi keelt. Ja siis mul jäi silm selle peale pidama, sest ma seal reisidel olin juba tajunud, et väga hea oleks ikka mõnda võõrkeelt korralikult osata. Ja siis ma hakkasin rootsi keelt õppima ja siis läksin kõrvalt ka linna peale taani keelekursustele, Taani instituudi juurde. Ja seal kohe paar nädalat hiljem, kui ma olin alustanud, oli selline juhus, et tuli üks delegatsioon Taanist, kes tahtsid Eesti peresid näha. Ja siis ma viisin 2 meest oma ühikasse ja rääkisin nendega terve õhtu ja siis selgus, et üks nendest oli Taani Rahvaülikooli õpetaja ja siis tema läks Taani tagasi ja korraldas asjad nii, et mina ja veel üks õpilane minu rootsi keele kursuselt me saime siis minna 3 kuuks Taani Rahvaülikooli. Ja see oligi algus kõigele, et sealt sai mingisuguse keelebaasi kätte ja siis Eestis oli tohutu vajadus Põhjamaade keelte tõlkide järele. Ja siis hakkasin, et sellise pooliku keeleoskusega hakkasin seal tõlkima ministreid ja linnapeasid, et see oli päris huvitav aeg, et keeleoskus tuli koos tööga, et midagi olnud teha. Nii. Keeleoskus tuli koos tööga, aga kui keelt ei kasutaks, keel läheb meelest ära ka? Kindlasti läheb, aga ta kuskile mälusoppi jääb ikkagi alles, et kui siis värskendada, siis ta tuleb kiiresti välja sealt sahtlitest ja riiulitest jälle. Rainer, kui mitmes keeles sina oled pidanud laulma? Laulma päris paljudes, aga samas minule keeled küllegi ei hakka. Ei ole mul kunstiannet, ei ole keeleannet. Ja samamoodi on millegipärast ka instrumentidega, et olen püüdnud erinevaid pille, aga mingi ajusagar on igatahes kas puudu või igatahes ei toimi nii nagu võiks. No mina lugesin ühest kohast kokku ja sain, et Rainer Vilu on laulnud 18 keeles. Nii et sa trumpad Anneli täiesti üle. Ma usun, et rohkem. Juba rohkem või? Ma usun küll. Sest juba esimesel hooajal, kui... Või ajakirjandus valetab. Esimese hooaja lõpul aasta 2000 me sattusime Norra ja seal oli väga huvitav kuidas öelda, Läänemere riikide laulupidu, kus oli väga kummalisi riike, mida ei oskaks Läänemere riikideks pidada. Ja see olid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Norra, Taani, Rootsi, Soome ja mingil põhjusel ka Island. Ja igatahes pidime kõikides nendes keeltes laulma, et sealt sai juba terve hulga uusi keeli. Hiljem tuli neid juurde. Sa oled öelnud oma töö kohta, mida sa tegelikult nüüd juba oled pidanud 27 aastat oled. Ja. Et sa pead seda üheks kõige erilisemaks ja vaheldusrikkamaks ametiks üldse. Kuidas üks koorilaulja tööpäev välja näeb? Kui on tavarutiin, siis on 3,5 tundi sellist natuke kontsentreeritumat nootide õppimist ja siis ongi, see on kuidagi määratud, et ei tohi pikemat laulda, et me oleme võimelised ka pikemat laulma, aga... No kas kodukontoris ka saab olla või? Olid teatavad aastad siin, kus pidi olema. Ja need tagantjärele isegi ei mäleta, kuidas need möödused, aga tööl me igatahes olime ametlikult terve aja. Kusagilt lugesin ma ka Kammerkoori kohta, et te olete kusagil 150 päeva aastas kodust eemal. Kas see vastab tõele? Kas kõik aastad on vennad? Ei, eelmine aasta oli üsna pöörane, et oli Arvo Pärdi 90 sünnipäev ja siis me ikkagi igal kuul oli üks reis, mõnele kuul 2 ja ühel kuul 3, nii et
et jah, on päris pööraseid aastaid, aga tegelikult on elu üsna rahulik ja tihti inimesed küsivad, et sa oled Eestis, ma olen enamus ajast Eestist, et see ei ole nagu, et see ei ole eesmärk olla kogu aeg väljapool, aga jah, teinekord on niimoodi, et kuidagi kontsentreeritud satuvad üle aastane. Nii tore, kui ma sõber Google'ist otsisin materjali teie kohta, lugesin ühte teist, siis kõige rohkem ma leidsin materjali Anneli kohta, kõige rohkem jutte oli kirjutatud, no ilmselt ka seoses sinu raamatuga ja sinu tööde ja tegemistega. Kui Rainer, sinu kohta ma ei leidnud peaaegu mitte midagi. Kas kes sa oled Otsakooli lõpetanud ja siis tegelikult õppinud ju laulmist ka muusikaakadeemias. Kas sa ei ole, või vähemalt tollal, kui sa õppisid ja mõelnud selle peale, et tegelikult tahaks saada kuulsaks ooperisolistiks ja rännata mööda maailma, olla nagu Ain Anger, ei ole kunagi niisugust mõtet pähe tulnud? Eks kõigil meil on ja hästi paljud minu kolleegid on tulnud koori, et võtta seda kui hüppelauana, et küll paar aastat oleme siin ja see paar aastat on jah muutunud 27-ks, et tegelikult see töö on tõesti selline, et kui just mitte sõltuvust tekitavad, aga ikkagi midagi hoiab seal kinni. Tegelikult sa teed ka päris palju soolo esinemisi ja igasugu kavasid ja sinu lemmik on Georg Ots, kelle loomingut sa esitad. Miks nii? Kuna meie hääleliik on sama, et bariton ja enamasti tema laulud sobivad ka mulle, et siis on niimoodi kujunenud ja selle kavaga ma olen tõesti teinud üle 50 kontserdi üle Eesti. Olgem ausad, 2 Grammit ja 20 nominatsiooni või mis ja 1 Grammidest veel soololauljana, et see on tegelikult päris kena saavutus. Isegi kui Google'ist ei leia. Nii, aga Anneli, sina oled, kui siin Rainer räägib sellest, et ta rändab ühest kohast teise ja tuleb kohe varsti koju tagasi, siis sina oled ikkagi ju päris elanud pikalt. Kus kohas? Taanis, Saksamaal ja kõige kauemini vist hoopis Hiinas. Täpselt nii. Ma olin kokku ära peaaegu 18 aastat Eestist ja tegelikult see ei olnud plaan. Et oli mõte, et minna natukene maailma rändama, nagu ma nimetasin, et ma avastasin oma kutsumuse, et olla kultuuride vaheline liides, aga selleks tuleb neid teisi kultuure tundma õppida ja kus sa neid ikka õpid, kui mitte koha peal. Ja et siis algus oli Taani, siis tuli Saksamaa, siis oli väike kõrvalepõige Itaaliasse ja siis tuli Hiina ja sinna ma kindlasti ei kavatsenud jääda kauemaks kui 2 või 3 aastat maksimum. Aga tuli 10 aastat kokku, ei saanud kuidagi tulema sealt, sain nii tuule tiibadesse seal. No räägime poliitikast siis ka, et kuidas sa Taani valimistulemustega rahule jääd. Need just eile toimusid ja sotsialistid võitsid jälle. Kuidas siis on peaminister? Nad võitsid küll, aga samas neil oli kõige kehvem valimistulemus üle mingi 100 aasta jooksul. Ja praegu on väga huvitav seis, aga ikkagi kõik märgid viitavad sellele, nad tulevad uuesti võimule. Sest seal on üks partei, kes seal keskelt peab otsustama, kelle poole ta kaldub ja ilmselt kaldub sinnapoole. Ma just rääkisin autos siiapoole sõites, arutasin seda, et nii põnev seis on. Aga meil on kogu aeg kaugemalt tundub, et Taanis on kõik nii tore, vaatame filme ja peaministriski on ju filme vändatud. Mida nad siis tegelikult, need taanlased tahavad saada, et nad on suhteliselt rahulolematud? Mis seal Taani elus puudu jäi siis sellest õnnest? Tegelikult nad on olnud maailma kõige õnnelikum rahvus siin võrdselt soomlastega. 1 aasta on üks peal ja teine aasta teine peal. Et tegelikult nad on oma eluga ikka väga rahul. See, mille üle nad seal vaidlevad ja mille üle virisevad, need on sellised pisiasjad, mis kuulub asja juurde. Et ükskõik kui hea sul elus on olla, ikka saavutad selle taseme, et mõtled, aga nüüd võiks natukene veel parem olla. Et ei ole neil seal häda midagi. Elina, kas sina oled ka kusagil mujal elanud või? Peaaegu. Nii, kus see peaaegu oli? Ma päriselt olen elanud mõned aastad Soomes, ühe Järvesaare peal. Aga siis päris mitu aastat ma käisin Inglismaa vahet, sest mu elukaaslane on inglane. Aga nüüd me elame 5 aastat juba siin Eestis koos Põlvamaal. Kas ma eksin või minu mälu petab mind? Kas sina olid see, kes tahtis minna Põhja-Soome kulda kaevandama? Siis kui ma Soomes elasin, siis oli see mõte küll, jah. Nii, käisid ka või?
ei käinud, aga mul oli tookordne elukaaslane oli endine kullakaevar küll niimoodi, et ta arvas küll, et võiks minna, aga ta kahjuks on lahkunud me hulgast. Ja. Et seda ma mäletan küll. Aga miks sina siis tahtsid koju tagasi tulla? Sealt Soomest. Soomest ma tahtsin Hiiumaale tagasi tulla. Nii et siis ma elasin Hiiumaal tükk aega. ja siis nagu ikka, et meie kõik elus on juhused hästi olulised. Nii et jah, 8 aastat tagasi siis Inglismaa reisil 10 minutiks kohtasin oma praegust elukaaslast. Ja siis läksin uuesti ühe otsapiletiga tagasi. Niimoodi juhtus meil. ja meie vanaisa kohtusid ka Turuplatsi peal, nii nagu mina oma mehega. Ja nemad otsustasid, et abielluvad 2 nädala pärast siis. No tänapäeval võtab see vist natuke kauem aega. Nii, aga kaua sina, Anneli, mõtlesid, kui tuli võimalus Hiina elama kolida? Ega Hiinaga oli niimoodi, et see ei olnudki võimalus, et kui muud asjad on elus tulnud juhuse läbi, siis Hiina oli teadlik valik. Et kui ma seal Taanis olin juba pikalt elanud ja töötanud, siis ma tundsin, et hakkad vaikselt juured alla kasvama, aga see ei olnud ju minu plaan ega mõte. Et ma tahtsin ju lihtsalt seda teist ühiskonda tundma õppida ja siis ma mõtlesin, et peaks uue kultuurikihi endale peale kasvatama. Et aitab sellest Taani-Eesti vahelisest sõelumisest küll, et õpiks midagi uut ja siis umbes vaatasin gloobuse pealt, et mis oleks kõige kaugem ja kõige keerulisem ja huvitavam. Ja tegelikult ma kaalusin ka Aafrika suunda, mõtlesin, et hakkaks suahiili keelt õppima, et küll siis tulevad võimalused. Ja siis, kuna ma olin ka töötanud Eesti välisministeeriumi alluvusest, siis ma olin kuulnud, et neil on araabia keele oskajatest puudus. Ja seda kaalusin natukene aega, aga siis tollal Hiina oli tõusuteel, vähemalt Taanis, et peaminister kutsus noori üles Hiina keelt õppima, Hiina suunal panustama ja siis ma läksin natuke selle lainega kaasa, nii et see oli täiesti praktiline otsus. Ma ei teadnud Hiinast eriti palju, et see oli, mõtlesin, et teen endale selgeks ja siis vaatan, et kas hakkab meeldima. No, nagu me saime, hakkas meeldima, kui 10 aastat seal sai oldud, aga siis sa oled täiesti õige inimene vastama, et miks kogu muu maailm Hiinat pelgab? Me ju teame, milline riigikord seal on ja tol ajal, kui ma sinna läksin, oli see maailm oli natukene vabam ja ka suhted olid paremad riikide vahel, aga nüüd nad on palju pingelisemad. Praegune Hiina juhtkond keerab kruvisid kinni rohkem, lähevad üha rohkem selle vana maoaegse ideoloogia peale üle, nii et ja nad on ka ju varjatult Venemaa toetajad Ukraina vastases sõjas, nii et sellepärast ongi meil tekkinud selline lõhe, aga samas ma ütleks, et see Hiina 6000 aastane kultuur, see ei ole ju kuhugi kadunud, et selle oskajaid ja tundjaid ja teadjaid on ikka vaja ja üks asi on poliitika, teine asi on inimesed. Et kui me lihtsalt uksepauguga kinni lööme, siis meil kaob igasugune suhtlus ära ja siis võib-olla tekib seal uus Põhja-Korea mingi aja pärast. Et nii kaua, kui on võimalik poliitiliselt, tuleks ikka mingil tasandil suhtlemist jätkata. Kui keeruline oli hiina keelt õppida sellele tasandile, et said juba suhtlema hakata kohalike inimestega? Läks ikka natukene aega. Hiina keel on alguses, kui hakkad õppima, siis tundub, et on päris lihtne. Aga siis, kui tahad natukenegi keerulisemat asja hakata rääkima, siis ta on ikka väga raske. Ta on niivõrd erinev meie keelest. Aga samas ma ütleksin, et hääldus on lihtsam kui taani keele hääldus. Te olete kindlasti vaadanud taani seriaale, teate, milline see on. Hiina keeles on ikka Eesti suu jaoks on lihtsam hääldus. No too mõni näide ometi, juba teed asja põnevaks. No too mõni näide, kus see hääle tõstmine või langetamine muudab. Üks asi on see hiina keeles on toonid, et on 5 erinevat tooni või tähendab 4 tooni ja 1 ilma toonita. Ja iga toon kannab endast tähendust. Nii et ütleme näiteks Eesti hiina keeles on ai, sha, ni, ja. Et hiina keeles on ainult teatud arv silpe, neid on umbes 300 silpi ainult, mille abil nad kogu oma keelt räägivad. Hiina keele kirjamärke on umbes 50 000. Nii et kui võtad ühe silbi, siis sellele vastab umbes 50 tähendust tegelikult.
nii et Aishani ja see on võetud sõnast Estonia ja siis on püütud leida sellele võimalikult sarnased silbid, et Estonia, Aishani ja pole väga sarnane. Ja enne siia tulekut ma guugeldasin huvi pärast, et mis nimetus on Türil hiina keeles. Sest mõned Eesti linnal on see ametlik nimetus olemas hiina keeles, nii nagu Tallinn. Tallinnal vedas, et neil oli 2 silpi on hiina keeles olemas, on Tallinn. See tähendab tornide mets, on ju ilus nimi. Aga Türi silpe ei ole, tüü ja rii ei ole olemas. Aga oli 2 versiooni, mida kasutatakse ja üks neist mulle väga meeldis. See oli tuuli, diili ja see dii tähendab õie põhja või viljapea põhja ja lii tähendab küla või kogukonda. Väga huvitav tõlgendus. Rainer, millal sa said selgeks, et ma loen nooti? Siiani loe korralikult. 27 aastat kutselse lauljana loed ikka vast. Igal kevadel ootab meid ees selline tore üritus nagu Eesti muusikapäevad ja selleks Eesti reeglina noorema põlvkonna heliloojad kirjutavad kiiresti toredaid konti murdvaid lugusid. Hetkel Helena Tulve ja teosega me murrame seal niimoodi pikk, et oleme 3 päevaga jõudsime looga ühele poole. Lihtsalt algusest lõpuni, aga ta ei saa öelda, et oleks selge. Nii et selles mõttes lugemine kestab igavesti. Et ikka suudetakse üllatada. Ma mõtlen lihtsalt seda, et kui mitu korda elus sa oled ennast kirunud, et miks ma pidin selle Türi muusikakooli küll pooleli jätma, et võib-olla oleks vähemalt nood selgeks saanud. Ma arvan, et ma sain piisavalt selgeks, et minna edasi. Aga jah, noot on erinevaid. Et ainult noodist ei piisa, tänapäeval kirjutatakse sinna erinevaid sahinaid, mühinaid ja mida kõike, et sa pead lugema manuaali ennem, kui hakata üldse nooti vaatama, et seal on vahel mitu lehekülge seletust, kuidas käituda. Kuidas mühiseda ja kuidas sahiseda. Nii, aga sa rääkisid juba sellest, et teil proov tohib kesta 3 tundi järjest. Jah, 3,5. 3,5 tundi järjest. Kuidas sa tegelikult oma häält hoiad? Kuidas sa oled hoidnud 27 aastat ja ikka kenasti hääles? Võib-olla vähemalt minu puhul ongi see, et ei hoia. Et ta on harjutud näevad, laulja lehvib tänaval ja 3-meetrine valge sall on järgi, aga ma pigem ei armasta eriti ennast riietada. Ikkagi vilu. Vilu. Ja tundub, et siiamaani see töötab, et kui meil nüüd hiljuti oli just Hollandi tuur ja meil oli 9 päevaga 8 kontserti. Et tegelikult on see üsna korralik koormus, aga kõik olime rivis ja ei olnud ühtegi tagasilööki, nii et tegelikult on võimalik see tasakaal saavutada. No tegelikult on kontserdipaigad ka ju kõige erineva maad. Kuidas häälele mõjuvad Eesti kirikud? Külmad, kõledad? Meil on teatav reegel, et 13 kraadi on miinimum. Et no pigem ikkagi võiks 15 olla. Sest see ei ole nali, sest üks asi on lihtsalt hingamine, teine asi on lauldes hingamine, mis on tunduvalt sügavam. Ja sa tõmbad ikkagi selle külma õhu päris kopsu põhjani välja ja tagajärjed ei pruugi olla väga tervitatavad. Kammerkooris ei ole ju ka enam kõik, ammugi mitte Eesti lauljad. Jah, meil on vist on 7 erinevast rahvusest hetkel, jah. Kas hiinlasi ka on? Mitte päris. On üks noormees, kes räägib mandarini keelt, aga ta tegelikult on pärit Singapurist. Siis Aasiast on meil veel üks tütarlaps Koreast, on Portugali poiss, Valgevene poiss, Läti tüdruk ja üks noormees on Armeeniast. See tähendab seda, et teie kammerkoori töökeel on Eesti keel. Eesti keel. Oli küll aastaid, kus oli inglise keel, sellepärast, et meil olid eelmised dirigendid mujalt. Oli dirigent Inglismaalt, Paul Hilliard, siis oli
saksa-hollandlane või hollandi-sakslane Tanja Roiss ja siis lätlane Kaspar Sputins ja siis oli loomulikult töökeel inglise keel. Aga nüüd jah, ütleme, et me ikka aitame kolleeg, aga nad on väga kibedalt eesti keelt õppima, et nad saavad väga hästi juba numbritest aru, et öeldakse lehekülgis, nad on teinud kiiremalt kui meie. Ja. Kuule, milline töökeel sinul on? Ehk millised on sinu lemmikvärvid, mida sa igas oma maalis kindlasti kasutad? No põhiliselt läheb valget värvi. Miks nii? Sest segamise jaoks. Ikka. Ja et valget, sest teisi värve läheb, ma ostan tavaliselt põhivärvid ja nendega siis mängin, et segan oma vahel neid. No milline värv seina peale kõige paremini hakkab? Minu pood on ehituspood. Nii et sealt ostan mina pinslid ja värvid põhiliselt. Lisaks muidugi kunstipoe varud ka, aga põhivarustus on ikka suured pinslid ja suured värvipotid. Nii, heakene küll, pilt on pilt, aga iga pilt räägib ju lugu. Kus sa selle loo võtad, mis sinna pildi sisse läheb? Minu puhul on nii, et kui küsitakse, kas kavandit teen, siis ma ütlen, et ma ei tee. Sellepärast, et ma ei tea ise ka, mis sünnib. On olukordi, kus tahetakse konkreetset pilti, mille järgi teha, aga enamasti aina rohkem ja rohkem oodataksegi, et sünnib see seina peale, see tulemus teatud piirides, et on kas teema kokku lepitud või et mingisugused värvitoonid ja siis lihtsalt ma lähengi ise ka rännakule ja ise ka vaatan, mis sealt siis lõpuks välja tuleb. No mis sinu või kes sinu piltidel peab kohe päris kindlasti olema või satub sinna tihti, sinna pildi peale? No põhiliselt looduslikud elemendid ikka, aga nad on natukene muinasjutulised võib-olla. Et see oli konkreetne, et sellel pildil pidi olema 33 kindlat taime, mis eelmine oli. Ja need olid kindlaks määratud taimed ja need pidid olema need elusuuruses. Siin on pokud. Ja see oli ühe lasteaia soov. Aga minu jaoks teebki selle töö põnevaks see, et ma algusaegadel oli küll nii, et järjest tegin 3 korda puhhi ja siis jälle automultikat ja kuigi võib-olla ei tohiks neid teha, aga kodudes, eks ju, et see ei olnud siis nii suur nagu probleem. Aga nüüd on ikka oma looming kogu aeg. Räägi, kas su oma kodu on täiesti täismaalitud? Meil on palkmaja, vana palkmaja, palkseinad ja seal, kus ei ole akent, seal on mööbel, et väga palju sellist ruumi ei ole, et mul ei ole isegi oma maali seina peal. Ehk ingsepp? Ja, aga tulevikus ikkagi on tulemas, me teame juba ühte kohta, kus tuleb kuna me taastame seda vana maja järk-järgult, et siis on üks ruum, kus me teame, et sinna tuleb. Minu kodus on ka mõned maalingud, päris palju. Ja kui sa Hiinas olid, siis sinu Hiina kodus oli, sest ma käisin Hiinas Annelil külas ja maalisin. Et ma olen maailmas ka päris palju maalinud ringi reisides. Nii, kus maades sa oled käinud maalimas? No kõige kaugemad kohad, kus minu maalingud ongi Hiina ja India. Aga Inglismaal on palju ja Soomes ja siis Prantsusmaal ja küllap veel, kui ma natuke mõtleks. Need olid esimesed, mis pähe tulid. No jah, aina rohkem kõlab niisugune unistuste elu, et ega te vist tööle käigi. Te ju tegelete ainult nende ilusate asjadega, mida juba lapsepõlves saati meeldis teha ja niisugune mõnus ja tore, tahaks laulda kogu aeg ja aga sina, Anneli, oled ju ikka teinud tööd ja eriti tähtsad töökohad olidki sul Hiinas. Mis tegid seal? Ja, esimene suurem töökoht oli seal, kui oli Shanghai maailmanäitus, Expo. Siis olin seal, töötasin Eesti paviljonis programmijuhina. Siis läksin aastaks sisemaale Chengduusse.
seal, kus pandakarud elavad, ainuke piirkond maailmas. Seal töötasin ühes rahvusvahelises ärikoolis konverentsijuhina. Ja siis olin vahepeal reisijuht Hiinas, võtsin seal vastu nii Eesti, Rootsi kui Taani gruppe ja käisin nendega ringi seal. Olen 21 provintsi olen tänaseks läbi käinud. Aga siis tuli selline huvitav tööpakkumine nagu Shanghai Taani kaubanduskoda. Et ma olin seal liige mõnda aega, kuna mul olid seal Taani ajast vanad tuttavad seal juhatuses. Ja siis, kui see töökoht vabanes, siis juhtus nii, et ma sattusin olema sobiv kandidaat sinna. Nii et seal ma töötasin 2-3 aastat. See oli väga-väga põnev aeg, väga rahvusvaheline. Tegime koostööd teiste Põhjamaade kodadega ja üldse kõikide kaubanduskodadega seal Shanghais, mis olid ikka suured. Kus oli Saksa kojas oli seal 3000 liiget ja Ameerika kojas kõik suured firmad. Ja Taanis samamoodi olid seal Märsk ja Eko, Danfoss, Grundfos, kõik need Lego muidugi, kõik need suured firmad, et see oli ääretult põnev aeg. Ja võib-olla isegi võiksin seda pidada oma karjääri kõrgpunktiks, aga samas, kui ma seda tööd tegin, siis miski asi näris sees kogu aeg. Sest meil tollal tekkis ka Shanghais selline mõnus väike Eesti kogukond. Et algus, kui ma läksin Shanghaisse, meid oli 3 eestlast, aga siis hakkas neid sinna rohkem juurde tulema. Ja et me edendasime Eesti elu seal ka ja kui käisid Eesti valitsusdelegatsioonid, äridelegatsioonid, siis ikka aitasin neid, tegin linnatuure, käisin tõlkimas neid ja kõike tegin vabast ajast ja tasuta. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ma tahaks ju oma kodumaa jaoks töötada. Et see, kui ma Taani kaubanduskoda juhin, et siis ma olen natukene võlt seal juures, et ma ei tee ju seda tööd hingega. Et see, kas Taanil läheb seal Hiinas hästi, et see mulle tegelikult nii väga korda ei lähe ju. Kuigi töö oli väga-väga huvitav. Nii et siis mingil hetkel vabaneski seal tollase EAS-i esindaja ametikohta, siis kutsuti sinna. Et läksin lõpuks sinna. No nüüd tuleb küll selle õhtu kõige lollim küsimus. Mille poolest Shanghai ja Türi erinevad? No, mõlemal pool elavad inimesed. See on ühtemoodi. Inimeste arv on muidugi väga-väga erinev. Aga tegelikult olles reisinud üle maailma umbes 40 riigis ja ka väga väikestel ja kaugetel saartel ja siis ma ütleksin, et inimeste põhiolemus on ikkagi ühesugune. Kõik on natukene sellised, põhimõtteliselt on nad sõbralikud, naerualdis, igaühega võib saada heale jutule. Et inimesed ei ole üldiselt oma olemuses pahad ega halvad ja ammugi ei saa seda öelda tervete rahvuste kohta. Nii et tegelikult on meis sarnast rohkem kui erinevust. Miks ma seda tegelikult küsisin on see, et ma lugesin sinu raamatut Shanghaist ja sellest, kuidas sa sinna sissi elasid, mis sa kõike tegid. Ja mul oli kõrval üks niisugune punaste kleepsudega lehekene ja igal pool seal raamatus, kus ma kohtasin sõna Türi, panin ma selle kleepsukese. Neid kleepsukesi tuli palju. Nii et kas seda Shanghai raamatut kirjutades ei saanud sa kuidagi Türita? Räägi sellest raamatust ja selle sünnist natuke. Muidugi ei saa ilma Türita ega särevereta ja ka koeravereta. Koeraveres elasid nimelt meie isapoolsed vanavanemad, kuhu meid suveks pargiti mitmeks kuuks ja see oli ka üks lapsepõlve paradiise. Nii et need kõik käivad ju eluaeg kaasas meiega. Aga et võib-olla selleks vastuseks ma loen ette selle raamatu Minu Shanghai tagakaanel oleva teksti. Mida otsib Kesk-Eesti metsade vahel kasvanud tüdruk 25 miljoni elanikuga hiigellinnast, kust majad ulatuvad taevani ja tipptunnil müttab metroojaamast terve Eesti elanikkonna suurune inimhulk. Otsus Shanghaisse kolida oli teadlik valik. Tahtsin sukelduda täiesti teistsugusesse keskkonda ja selle endale kodustada. Mitte ühte sulada ega Shanghaistuda, vaid vaadelda, kogeda ja aksepteerida, et inimsuhted ja riigikord võivad toimida totaalselt teisiti, kui meie oma mätta otsas harjunud oleme. Üks hea Türi koht oli sul seal ka. Võtas see ka, et kõigepealt, kui Shanghaisse kolisin ja ei olnud veel oma elukohta, siis sattusin elama ühte hotelli, mis oli äärelinnas ja natukene sellise tööstuslagarajoon. Ja
Kohalikke ei paista ümbruskonna trööstitus morjendavat, vähemalt ei võta nad midagi ette, et olukorda muuta. See oleks ju iseenesest lihtne. Prügi oma ukse eest kokku lükata, lillepotike siia ja murulappike sinna, laudadel odavad linad. Olen varem lugenud, et Mao keelustas omal ajal igasuguse haljastus- ja kaunistuskultuuri. Kõik, mis võis vähegi silmailu või idülli pakkuda, tembeldati borsuilikuks ja tagurlikuks ning kuulus väljajuurimisele ja karistamisele. Suurlinnade keskustes pole sellest mõtteviisist enam jälgegi järel, kuid eeslinnades ja maapiirkondades, kus elu kulgeb vaesuspiiril, kehtib see endiselt. Kuigi iluvastased käsud-keelud on ammu unustatud. Küsin endalt, miks Eestis nõukaajal asjad samamoodi ei läinud? Meil tekkis otse vastupidine efekt. Kodukaunistamine oli popp, igas kodus oli taukohal linnikukesed, vaibakesed ja toontooni serviisikesed. Mu kodulinn Türi oli Mao ideoloogia mõistes täielik bursuide pesa. Enamikul majapidamistest olid oma iluaed, mida naabritega võidu kohendati ja hariti. Kaunima koduaia nimetuse saavutamine võrdus Lenini preemia või Oscari võitmisega. Kauni kodu ajupesuga Türi tüdrukule pakub Hiina lagakeskkond tõeliselt huvitavat kohanemise proovikivi. Nii, aga läheme jälle sinu juurde tagasi, et kui palju sinu pilte Türil on? Ega Türil väga ei olegi. No nii, kuulake nüüd kõik, kust need on need pildid jäänud. Niimoodi juppavalt natukene on minu pintslitööd selle rohelise konna seinal, aga see on selline nagu, kuna see aluspind on väga vana, siis sinna ei saa nagu väga ilusat pilti teha. Ja ega Türil vist kunagi oli mingi mängutuba, kus oli, aga siin Järvamaal on küll jah, nii lasteaedades kui kodudes. Siin ja seal. Ühisgümnaasium muidugi. No näed. Ja, see oli väga tore, et abituriendid, kes lõpetasid kooli, siis tegid oma koolile kingituse, tellisid minult seinamaalingu. Kui tihti sind, Rainer, Türile on esinema kutsutud? Ikka paar korda on tulnud. Ma olen käinud siin kvartetiga. Meil on Eesti Filharmoonia kammerkoori meeskvartett, et sellest ei olegi väga mitu aastat möödus, kui me siin Marratseli õpetajate päeva raames käisime esinemas. Ja see on hoopis teine tunne. Eks poisid midagi tögasid ka laval mind korralikult, et aga see sai juurde. Aga hea meelega tuleks veel, et loomulikult ma võlgnen jutumärkides Türi linnale ikkagi kogu oma nii-öelda karjääri, et siin sai see seeme mulda pandud. Kuulge, kas te Paide Türi rahvajooksu olete jooksnud? Anneli küll on. Kus juures ei ole. No näed. Ma olen jooksnud Hiina müüri maratone, ma olen jooksnud New Yorgi maratone, Pjöngjangi, Põhja-Korea maratoni ja veel mitmeid. Aga Türi Paide rahvajooksu ma veel ei ole jooksnud. Milline arenguruum? Kõndinud oled? Kõndinud olen, jah. Koos Roberta. Ma tahtsingi selleni jõuda, et kuidas te oma keha vormis hoiate, sest ma kujutan ette, et sinu maalimistöö, suurmaalritöö, see võtab kindlasti võhmale käed haigeks, selja valusaks. See ongi minu sport. See ongi sinu sport. Midagi muud juurde ei tee, joogat, mingit jõusaali? Joogat kohati ei ole teinud, jah. Ja minu sport on ka aiatööd. Mulle väga meeldib aias toimetada ja muidugi ka see maja taastamine, see on paras ettevõtmine ka füüsiliselt. Nii, no ega siis seal lava peal terve kontserti seista ei ole naljasi. Kuidas sina ennast vormis hoiad? Füüsiliselt siis nüüd mitte häält. Ja eks tuleb jälgida, et see lalulihas väga suureks läheks, et aega tuleb natuke mõned dieedid ette võtta. Aga on katsumusi jah, et on siin igasugused huvitavaid probleeme aeg-ajalt tekkinud, et kui ikka 3 tundi järjest laval seista ja jalad ära sulevad, siis ega palju variante pole, et pikali kukkuda pole ka ilus, et keegi pole sellest piletit maksnud, et näha kedagi seal lamamas. Aga jah, see on ikkagi üsna palju ka vaimne töö,
ja me oleme nimetanud või mitte nimetanud, aga kutsunud, et see on ikka päris sport tihtilugu. Et tuled lavalt maha ja nahk on märg ja pluus läheb pessu. Nii, aga Anneli, sina läksid sinna Hiina, sa olid juba enne seda kõva sporditööduk, tõesti palju jooksnud ja äkki oli seal niisugune õhk, mitte nagu Eestis puhas ja läbipaistev, et ei kannatanudki tänaval joosta. Kus sa siis jooksma hakkasid? Ma kõigepealt olen tagasi jälle selle spordiharrastuse juurde, et nagu ma nimetasin enne, et kooli ajal ma olin ikka paras laiskvorst, mis tuli kergesti, sellega sain hakkama, aga ennast ma ei pingutanud üldse. Et kergjõustikus olid päris head tulemused spordipäevadel, aga ega ma muul ajal ei teinud midagi. Kui oli vaja 300 meetrit joosta, siis olin täielikult võhmal ja mõtlesin, et see ei ole minu jaoks. Et ma ei teadnud, et kui harjutada, siis tegelikult tuleb paremini välja. Aga millegi, ma olin juba üle 30, kui ma tegin 2 suurt eesmärki seadsin endale ühe korraga. Samal ajal, kui ma hakkasin hiina keelt õppima, hakkasin ka esimeseks maratoniks harjutama. Ja ma mõtlesin Hiina filosoofi Lao Tse sõnadele, et kõige pikem teekond algab esimesest sammust. Ja pidasin neid sõnu meeles nii maratonijooksu harjutades kui hiina keelt õppides. Selle hiina keelega ma pean neid samme veel piisavalt tegema ja seda saab elu lõpuni õppida. Aga maraton tuli kiiremini esimene. Ja jah, kui ma Hiina läksin, siis mul oli siin raamatus ka üks koht, kuidas ma seal samas laga keskkonnas püüdsin minna jooksutiirule, aga siis selgus, et see tänav oli kakajunja täis. Et need töölised, kes seal soojakus elasid, nendel ei olnud WC-d ja nad tegid selle kõik tänava peale. Ja kui ma sellest aru sain, mis laigud seal maas on, siis oli juba hilja, siis ma pidin sealt tüpeldes nende vahel tagasi jooksma oma hotelli. Aga siis ma avastasin ju, et kuna ma elasin seal peamiselt pilvelõhkujates, et siis oli ju trennisaal oli kohe ukse taga, et hakkasin treppe jooksma. Seoses sellega, kui ma mäletan, sa rääkisid, et jooksid 50. korrusele. Igaks juhuks võtsid koormused ka omale kaasa sinna mingid seljakotid või asjad. Ja siis koristaja oli mures su pärast, ütles, et meil on tegelikult lift ka. Ja see oli tihti peale juhtus. Kui ma hotellis hakkasin kõigepealt jooksma, siis turvamees ikka jooksis mulle järgi tükk aega, et tulge, meil on liftid siin, tulema näitan. Aga jah, koristajad olid ja hüpris segaduses seal, aga harjusid ära pika peale. Kas trepijooksus ka Hiinas mingeid võistlusi korraldati? Eestis küll on. Ja Hiinas oli ka ja ikka päris kõrged. Seal Shanghai kõige kõrgem hoone tollane oli umbes 0,5 kilomeetrit, 492 meetrit pikk. Et see on 3 korda kõrgem, kui see Tallinna teletorni jooksud on. Nii et siis ma läksingi, see oli mul kodu lähedal ja siis ma jooksin seal, siis ma käisin Pekingi kõrgemas hoones ka. Et paar jooksu sain seal teha, aga siis ma ühel hetkel otsustasin, et õhk hakkas ka juba seal natukene puhtamaks minema, et ma pean ikkagi selle Hiina müüri maratoniga ära jooksma, kui ma Hiinas olen. No kuidas läks? Läks väga päris toredasti. Sain natukene parema aja, kui ma ise arvasin, et see oli ikka päris suur katsumus. See oli maratoni distants 42 kilomeetrit, suurem osa sellest müüril, mis oli selline mahajäetud osa, nii et vahepeal sai seal käpuli treppidest üles ja vahepeal polnud üldse mingeid astmeid, tuli kätte jõul ennast üles vedada ja alla, nii et üle 5000 astme selle jooksu peale. Nüüd on juba paras aeg küsida, et mis sul selle elu juures Hiinas kõige rohkem meeldis ja millega sa üldse ära ei harjunudki selle 10 aasta jooksul? See, mida ma sinna otsima läksin, see mulle meeldiski. Ma läksin otsima võimalikult teistsugust kultuuri, mis pakuks huvi ja sellist motivatsiooni seda tundma õppida. Nii et see mulle meeldiski, et iga hommik oli mingisugune üllatus ootas, et kunagi ei teadnud, mis nurga taga ootab, kuidas hiinlased seekord reageerivad. Et õpid küll seda maad tundma, aga mida rohkem õpid, seda rohkem üllatusi see pakub. Et see tekitas mingil määral adrenaliini, ma arvan. Et see oli selline hästi põnev kogemus. Mulle meeldis, et hiinlased olid sellised siirad ja vahetud inimesed, kui sa tahtsid nendega hästi läbi saada, siis saigi. Et on põhjatu maa, mida avastada, mille kultuuri tundma õppida. Et see on tõeline kullavaramu, on seal ikka tuhandeid ja tuhandeid aastaid. Sel ajal, kui eestlased alles koobastes elasid, olid neil juba väga kõrgelt arenenud ühiskonnakorrad ja see on erinevad dünastiad, mis seal on vaheldunud. Ja siis kuidas seal vahepeal, kuidas tuli Mao ja kõik selle 50 aastaga mutta tampis, et see on uskumatu.
aga mis kohe üldse ei meeldinud, kuidas toiduga on lood? Hiina toiduga. Ma ütleksin, et nüüd on juba hästi, et Hiina söök on väga-väga hea. Hiina toidu järgi käivad mul alati neelud, et selle vastu minu arust see on mitte miski. Aga eks seal sel ajal, kui ma seal olin, seal olid ka päris suured toiduskandaalid. Mul on siin raamatus selle kohta üks terve artikkel, mida seal kõik tehti selleks, et sellest toidust rohkem raha välja pigistada ja et ta apetiitsem välja näeks. Et see oli päris kohutavaid ja kriminaalseid lugusid oli selle kohta. Aga tänu sellele, et need tulid avalikuks, siis hakati ka rakendama vastumeetmeid. Nüüd on olukord ikka palju paremini kontrolli all. Sealt samast raamatust ma sain nagu aru, et see pääsupesa, see ei läinud mitte. Ei, pääsupesa ei lähe mitte, aga muidugi kui te lähete ja tellite, siis saate pärast öelda, et olete ära söönud, aga ta on selline kausikene, kus sees on selline sült ja stati moodi ollus ja maitseb täpselt samamoodi, nagu ta välja näeb. Rainer, aga sinu käest ma ei taha üldse küsida toidu kohta, vaid selle kohta, et kuna sa annad oma kooriga nii palju kontserte erinevates maades, kuidas erinevate maade publik on? Kusjuures just tegime nalja, et Hollandis, viimane tuur, mis meil oli, on publik väga hea, aga Hiinas oli parem. Sest Hiina inimesed tulevad pärast kontserti, tahavad pilti teha sinuga. Siis on tunne kohe, et oho. Aga ei, publik on, eks see väga palju sõltub ka sellest, mis on kavas. Ja kava ei ole meie teha. Aga mõni kava, mõni lugu ikkagi tunduvad paremini jõuab kohale kui teine. Ja siis... No millised palad siis publikule nagu ise äranis maitsevad, et mida te alati peate laulma, mida te peate võib-olla kordama, kes on need helilööjad, mis on need palad? Ikka meie 2 kanget, Tormis ja Pärt, et kuidagi nad suudavad inimesi distsiplineerida ja samal ajal ka siis ekstaasi viia. Et kui me ikka lõpetame Tormise raua needmisega, siis publik ikka hüppab püsti ja on nagu rock-kontserdi tunne, et see on kihvt. Aga samamoodi Pärdi muusika, et ükskõik mis maailma otsas, aga nad tekitavad sinna tavalisse kontserdisaali sellise kirikutunde. Ja nad ongi kuni viimase looni vaikselt istuvad, vahepeal köhatavad, sest nad hoiavad köha kinni, et see on nagu kõige suurem tänu meile, et nad ei tee ühtegi lisahäält loo vältel. Ja siis, kui Tõnu Kaljustele meeldib teha kontserti ilma aplausita, kui on näiteks terve Pärdi kava, ongi kuni lõpuni välja, kuskil tund, 1,5. Ja siis lõppu loomulikult inimesed vabanevad ja siis aplaus on pikk. Aga tihti lugu ja nad saavad aru, et see on kontseptsioon ja nüüd on niimoodi. Mis on Pärdi fenomen? Olete te arutanud seda omavahel pärast kontserti kuhugi esinema sõites? Ta on midagi kosmilist lahti muukinud. Ta tegelikult ei ole leidnud oma helikeelt nipsust ühe päevaga, vaid tal on reaalselt kusagil 1,5 meeter proovimaterjali. Ta oli tol ajal juba Berliinis. Kirjutas, pani kõrvale, kirjutas, otsis oma seda stiili. Et see võttis ikkagi varastat. Lõpuks oma Tintin Naabuli stiili avastas ja see oli midagi vägevat, siiamaani. Sa siin rääkisid nüüdisaegsetest heliloojatest, et sinna on sisse kirjutatud ka kõik sahinad ja meremühinad ja kõik muud asjad ja keeruline peate vaeva nägema selle kõik lahti muukimisega. Kui lihtne Pärdiga on? Pärdiga on, kuidas öelda? Noodipilt on ju ka väga. Tema noot tundub väga lihtne, aga mul on üks näide Los Angelesest, kus me esimeses pooles esitasime ühte Pärdi teost ja teises pooles oli Mozarti requiem. Ja need samad Mozarti requiem ja solistid pidid laulma seda Pärdi teoses ka soolot. Ja nad ei saanud sellega üldse hakkama.
Ma usun, et nad tegid noodi lahti, siin on suured pikad kartulid, nendega saame ikka hakkama ja me ei hakka üldse harjutamagi. Ja esimest leheküljest kaugemale saanud, saadeti koju ära õppima. Sest kui sa ikkagi ei ole selle stiiliga harjunud, ta petab ikkagi ära. Sest Pärt on pannud pausi mängima. Noot ei ole kõige tähtsamaid pausi nende kahe noodi vahel. Millal sa tunned, et nüüd on kõik? Et seda valget värvi läks sinna küll ja nüüd see lilleke veel ja nüüd on pilt valmis. Nüüd on see lugu räägitud, mis sa tahtsid rääkida. Kuidas saab sellele küsimusele üldse vastata, millal iga kord on ise ajal. Aga see on küll, niimoodi juhtub sageli, et nagu kliendi jaoks on pilt ammu valmis, aga minu jaoks on veel palju teha. Aga lihtsalt tunne ütleb, et nüüd on täielik, enam mitte mingit kriipsu ka kuskile. Nüüd likud asja ära. Isegi mitte rikkumine, aga pole vaja enam. Kui suured su kõige suuremad tööd on? No üks kõige suurem projekt on vist olnud ikkagi see Wagenkülli 6 korrust. Ja nagu ma ütlesin, minu sport on siis minu töö, et seal kui 6 korrusel mööda kivi keertreppi üles alla muudkui joosta oma värvipottidega, siis see on paras koormus ikkagi. Aga on kodusid, kus hakkan tegema ühest toast ja siis lõpuks on kõikides tubades midagi. Nii, kas pererahvas alguses tahtis ka, et oleks? Ei, nad ütlevad, et see on sõltuvust tekitav, et see on nii suur vahe, kas on maalitud või ei ole maalitud. Et lihtsalt hakkad ühest otsast minema ja siis kõik tulevad vaimustunud kaasa. Järgmises toas veel natuke, siis veel sinna midagi, et niimoodi, et see energeetiliselt lihtsalt on nii erinev. Ja niisugune sõltuvust tekitav ka pererahvale? No nende ongi, jah. Mitte ma ise ei taha, ma tahaks rohkem ja rohkem. Sõltuvust tekitav. Mis on enne? Kas see sinu peas, mis lugu sa tahad järgmisena teha või konkreetne tellimus? Või müüd sa oma loo tellijale maha? Kas tellija tuleb oma looga või on sul alati kuklas tiksumas mõni oma lugu, mida sa tahad joonistada? Iga kord on ise moodi, et ei ole reegleid. Wagenküllis oli niimoodi, et omanik ütles, võta see torn, tee nii, et oleks äge ja et inimesed tahaks pilti teha. See oli kogu lugu. Aga seal ma pidin lisaks maalingutele valima ka kõik muud interjööri elemendid, nii et see oli mulle selles mõttes ka uus väljakutse. Niisugune sisekujundusprojekt. Ja kõik need korrused siis sündisid mu sees niimoodi korraga, et see oli mul päris hull sünnitamine. Aga samas ma ei näinud ju lõpptulemust, et need kõik niimoodi tasapisi seina peal ise sündisid, aga minu sees olid nad mingil kujul midagi oli olemas, mingi tunne. Et ma lähtun tundest, kui ma maalin. Nii, lauldes on see tunne nagu nii olemas, aga kuidas juhtus siis äkitse nii, et see elu seal Hiinamaal sai otsa ja sa otsustasid nüüd siis tõesti pärast mitukümmend aastat maailmaränduri elu Eestisse tagasi tulla. Kas hirmu ei olnud, et siin ei ole enam neid niisuguseid suuri töövõimalusi kusagil ministeeriumide juures ja kusagil presidente tõlkida ja kõiki muid asju teha, et mis tundega sa tagasi tulid? Ei, hirmu küll ei olnud. Et nagu ma ütlesin, et minu plaan ei olnud minna nii kauaks välismaale, et mõtlesin, läheks paariks aastaks ja eriti Hiina. Et Hiina puhul ma teadsin, et selles ei saa mitte kunagi kodu. Et see on ju niivõrd erinev juba see inimeste kultuur ja valitsus ja see elukeskkond. Nagu me oleme siin rääkinud, et sa tuletasid meelde minu sõnu, et see suurlinna elu ei ole päris elu. Päris elu on see, kui sa teed koduukse lahti ja astud kohe õuemurule. Seda sa kuskil suurlinna pilvelõhkujas ei koge, et see loodus on nii kaugel, et see mõnikord võtab mitu päeva, et sinna üldse jõuda, kui hakkad kuskilt linnastunud piirkonnast minema.
et tegelikult oli see vajadus selle loodusläheduse ja kodumaa järele oli kuskil hinges hoopis kogu aeg olemas, aga lihtsalt ära tõrjutud, sest ma teadsin, et mul on see Hiinas antud ainult piiratud aeg seda tundma õppida, et ma kasutan seda ära. Ja tegelikult ma tahtsin juba ammu sealt ära tulla. Ja niipea, kui ma hakkasin mõtlema, et nüüd selle lõpetan ära, siis lähen koju Eestisse, siis tuli jälle uus tööpakkumine, millel oli võimatu ära öelda ja siis jälle uus. Aga siis, kui mul 10 aastat täis tiksus, siis juhtus nii, et kohtasin ühte Pärnu meest, kes tegi sellise pakkumise, millele ma ei suutnud ka ei öelda, nii et siis jätsin rõõmuga Hiina maha. Aga see ei tähenda seda, et ma Hiinaga ei jätka suhtlemist. No seda ma just mõtlesingi, et nagu sa oled nii palju kirjutanud Türist ja kiidnud seda paika, aga elama läksid Pärnusse. No nüüd on siis asi selge, mis selle taga oli. Mis tööd sa praegu teed? Mina lugesin sinu mingit ametinimetust kultuuriministeeriumi nõunikuna, aga see oli mingi nii imelik nimi, et mulle ei jäänud see ei meelde ega ma ei saanud aru, mida see võiks küll tähendada. Viimased 3 aastat töötasin Kultuuriministeeriumis rahvusvahelise koostöö osakonnas, et kus ma põhimõtteliselt haldasin poolt maailma kultuurikoostööd. Rahvusvahelistumise nõunik on selle asja nimi. Seal vahe ei ole sees rahvusvahelistumise nõunik. Ja, rahvusvahelistumise nõunik, täpselt nii. Mida tegi üks rahvusvahelistumise nõunik? Nagu öeldud, haldasin kultuurisuhteid poole maailmaga, et alguses olime 3 inimest, kes katsid tervet piirkonda, siis võeti 1 vähemaks, nii et saime 2 inimest ja pool maailma. Aga siis tuli tööülesandeid veel juurde ja see hakkas segama minu kõrvaltegevust. Et ma viimased 4 aastat olen käinud 2 korda aastas Hiinas reisijuhina ja kogu minu riigiametniku puhkus kulus nende reiside peale. Nende reisid on peaaegu 3 nädalat pikad. Aga siis, kui tuli lisatööülesandeid juurde, siis selgus, et ma enam Hiina reise teha ei saaks. Ja siis ma mõtlesin ja kaalusin ja otsustasin sellest ametnikutööst loobuda. Ja siis, kui ma vihjasin selle reisibüroo juhile, et nüüd on mul tegelikult kalendris rohkem vabu auke, kuhu ma saaksin reisi panna. Ja siis ta pani mulle kalendri täiesti täis. Aga siis ma teen kõrvalt muid asju ka, tõlgin ka raamatuid taani keelest. Ja ka muid tarbetõlke ja siis, kui vaja, siis aitan nõustamisega ja konsultatsioonidega ja koolitustega, et igasuguseid asju. Nii et pidage meeles, kallis publik, kes veel tööl käib, kui põhitöö hakkab segama, siis tuleb see maha jätta ja tegelda hobidega ja muude toredate asjadega edasi. Nii. Ma tahtsin veel seda küsida selle Pärnu juurde, et kas sa siis nüüd oled leidnud selle koha, et kus uksest välja astudes, kohe astud muru peale ja see ongi kodune tunne. On sul selline kodu? Täpselt nii ongi. Astun kodu uksest muru peale. Ja meie taastame 100-aastast vana talumaja Põlvamaal ja elame sealt sees siis 5 aasta. Ja sinul on? Mul nii hästi ei ole läinud. Ma arvan, kui ma sealt korterelamust astuks palju välja, siis ma tabaksin tõenäoliselt mõnda kutsu poolt poetatud. No näed, nii nagu Shanghais, eks ole. Terve tänav täis. Aga ma tunnen endiselt, et mul osa kodust on siin samas Türil. Nii, nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et kas publikus on ka kellelgi tekkinud küsimusi, mida mina pole üldse osanud puudutadagi. Olev Genk, palun. Mina küsin Raineri käest. Mina olen näinud Filharmonia kammerkoori Hamburgis Elbphilharmonie suures saalis. Töötõttu olen käinud ka Berliini Filharmonia uues majas. Et millistel maailma lavadel sina oled esinenud? Ja mida sa tahaksid öelda nendele inimestele, kes leiavad, et Estonia kontserdisaalist aitab meile küll, et meil pole rohkem vaja? Kusjuures Estonia kontserdisaal on väga hea saal. Hea meelega esineme seal. Aga kui sa ikkagi esined Albert Hallis, kus meil on juba õnnestunud 3 korda esineda Londonis, siis sa saad aru, et on ka suuremaid väljakutseid. Et kui sind vaatab 5000 inimest ja pärast seda on nii maruline aplaus, nagu oleks õues hakanud sadama suure teralist rahet, siis see on väga vägev tunne. Aga Eesti on väike ja me ei saagi nõuda, et siin oleks mingisugused väga gigantsed saalid. Et
kõik saalid on armsad ja head. Mitte kõik, aga meid on õnnistatud väga heade saalidega tõesti. Mina tahtsin ka. Tegelikult sinna samasse kohta, kus oleme, küsis, et ka nende saalide kohta, et no teatud põhjustel ma jälgin ikkagi ka Vilja Kammerkoori teekonda ja vaatan neid pilte ja siis neid saale ja neid uhkeid ja võlvidega ja kirikuid ja mida kõike. Ja siis käputäis eestlasi seal esinemas, valvel seismas ja laulmas. Et tegelikult see on nii uhke tunne mõelda veel seda, et üks Türi poiss, Rainer Vilu on kõige selle keskel. Et me hindame seda väga, Rainer. Ja ma mõtlen, et kas on vahel ka ikkagi selline tunne, et sinna lavale ma küll ei julge minna. Kas tekib mingisugune kollektiivne paanika või hirm või aukartus selle esinemisruumi ees, et see on ju meeletu. Missugustes saalides te olete käinud? Me võtame prooviga selle pinge maha ja kuidagi, kui ikkagi on suur saal, aga see on rahvast pilgini täis, siis adrenaliin see kannustab ja innustab, et ei ole seal seda närviraasugi, vaid on tohutu tahe näidata, mida me suudame. Anneli lubas ju laulda hiina keeles. Naljaga viskasin märkus, et kuna Raineril ei ole klaverisaatjat, siis ta ei saa esineda, aga mul ei ole nii professionaalsust vaja, et lihtsalt et hiina keelt natukene esitada, siis ma laulan ühe väikse rahvalaulukese. 好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸，让我来向你摘下，送给别人家。茉莉花呀茉莉花。Millest laul rääkis? Laul rääkis Jasmiinist. Jasmiin on ilus, valge ja lõhnav. Tahaksin sind murda ja viida ühele teisele perele kingituseks. Kuule, ühe asja me jätsime täiesti rääkimata. Praegu tuli meelde. Trepijooksust rääkisime ära, aga see on ju teine sportlik harrastus ometigi veel. Kas sa sel aastal, sel talvel jääauku jõudsid? No ikka peaaegu iga päev. Tänagi käisin läbi sealt. Aga mul on tegelikult kolmas suur harrastus on veel, mida me hakkasime elukaaslasega koroona ajal peamiselt harrastama, on discgolf. Ja me oleme mõelnud ka, et kunagi teeks endale sellise väljakutse, et peaksime kõik Eesti discgolfi väljakud läbi käima. Nii, kas on veel? Mina küll küsin, kui tihti te kolmekesi üldse siin Türil kokku saate? Kas tuleb seda tihti, et täna on selline õnnelik päev, aga... Nädal aega tagasi olime koos, aga mitte Türil, vaid täditütre juubelil. Aga õnneks Türi on täpselt keset Eestit, nii et igaüks tuleb keskpõrendale kokku. Jõulutähal me üritame ikkagi selle kuupäeva paika panna üsna varakult, et kõigile sobiks, et see on üsna selline kindel aeg. Vahepeal oli natukene keerulisem, kui Anneli ära oli, aga isegi siis õnnestus mõnel aastal. Sest ei ole me 3, meil on ju lapsed ka. Seal on Annika võtab küsimus. Te olete kõik hästi tegusad inimesed. Mis annab teile seda motivatsiooni ja tahtmist edasi kogu aeg teha midagi? Kas te ei väsi ära kunagi? Te tundute hästi tegusad kogu aeg. Minu tütar. Tulevane ajakirjanik. Mina ütleks, et me oleme vist kõik oma kutsumuse valinud elukutseks. Et teeme seda, mis meile meeldib. Et sellest see energia tulebki. Ja mitte ainult elukutse, vaid üldse elu, mida me elame, meile meeldib sellisel kujul. Väga tore ja tegelikult meeldib see elu, mida te elate ka teie vanematele. Minul oli aastaid tagasi niisugune tore kogemus, et me Velloga tunneme üksteist juba pikki aastaid ja ükskord Vello astub poes minu juurde ja ütleb, et tead, Anneli tuleb koju käima. Kas sa tahad temaga lugu teha? Muidugi tahan. Nii et tegelikult hindavad ka teie vanemad teie rändamisi ja kõiki teie tegemisi väga kõrgelt ja minu ülesanne oli siis tookord seda peegeldada, aga see oli juba päris hulk aega tagasi. Tahaksin veel ühe asja siia öelda, et kui meie rääkisime siin oma õnnelikust lapsepõlvest,
siis tuletage meelde, et täna on 25. märts, et 77 aastat tagasi läksid siit loomavagunid Siberi poole ja meie ema nende seas. Nii et tema lapsepõlv kujunes hoopis teistsuguseks kui meil. Keegi tahtsin küsida. Oli seal taga? Jah. Nii. Võib küsida? Ja, ikka. Mina tahtsin küsida, mul oli üllatuseks see, et kui Hiina turistigrupil oli, me olime väiksed lapsed tütar, nad täitsa ründasid vaatama neid väikseid valgeid, ma ei saa aru, aga miks? Hiinlased on vahetud ja siirad ja lastega suhtes neil tekib nunnu efekt. Lapsi neil oli ju ka aastakümneid oli väga vähe, neid tänaval ei näinudki palju ja kui siis tuleb veel heleda peaga, et see on niivõrd haruldane neile, et tõesti tahavad neid katsuda kohe, et raske neid käsi eemal hoida. Mul on küsimus Hiina kohta erinevus Türiga siis, et seal süüakse koeri, kas sa maitsesid ära? Koeri süüakse ainult teatud piirkondades ja üldiselt seda enam ei peeta heaks tooniks, et seal mõned piirkonnad küll püüavad seda traditsiooni veel ülal pidada, aga nendes suurlinnades seda palju ei ole. Shanghai elamus algusaastatel oli veel seal mõne restorani menüüs, aga ma loomulikult ei valinud seda. Aga ma üldse ei välista seda, et mul on mingil muu looma pähe on seda sisse söödetud. Ennem oli sellest toiduvettusest juttu, et mis see täpsemalt oli? Neid oli hästi palju erinevaid. Üks kõige hullem toiduvettus oli see, kui talunikud hakkasid piimapulbri sisse segama melamiini, mis on mööblitööstuse kemikaal. See tõstab seda piima sisse segasid seda, et see tõstis valguprotsenti ja sellest siis tehti piimapulbrit, millest tehti ka beebitoite. Et umbes 300 000 imikut said sellest neerukivid ja mõned ka surid. Ja see käis pikalt edasi ja kuna see skandaal tuli ilmsiks vahetult enne olümpiamänge, siis seda hoiti saladuses, lasti veel imikutel edasi süüa seda kuid ja alles pärast olümpiamänge 2008 siis tehti teatavaks. See oli üks nendest. Aga näiteks niimoodi, et šampinjone valgendati pesuvalgendajaga, nendel seesamiseemnetele lisati mäleta mingit tinti, et oleks mustemad, näeksid välja. Mune tehti, ma ei tea millest, nii et need ei olnud munadest, et olid sellised nagu plastmassi moodi, aga mingil määral söödav. See oli seinast seina oli neid apelsini värviti keemilisi värviga oranžimaks ja nii edasi. Kas ka rentsliõli kasutati, mul üks tuttav elas Hiinas? Ja seda kasutati, korjati. See on tõsi, YouTube'is on näha, korjatakse rentslist õli kokku ja kasutatakse. Kui restoranid on ära kasutanud oma õli, kallavad selle ära, siis kanalisatsioonist keegi läheb, korjab selle üles, siis taas kasutatakse. Aga see on ka nüüd, ma loodan, et see on kontrolli all ja üldiselt ma tunnen selle ninaga ära selle lõhna kohe restorani sisse minnes. Igasugust Hiina tehnikat, mida meile tuleb ja nagu räägitakse, et nad luuravad ja igas tormimees on mingisugune seade, kui on interneti ühendatud. Et kas seda tasub karta või on see ikka selline mull rohkem? No kes teab, kui seda ei ole tegelikult isegi ei Ameerika ega suurriikide salateenistused suutnud lõpuni välja selgitada, kas see peab paika, et siis ma ei julge ka oma arvamust öelda. Ma olen lugenud mõned raamatud näiteks Huawei kohta, mis püüavad seda teemat ka katta, aga sealt tegelikult tuleb välja, et ameeriklased teevad neid asju umbes samal määral ja et ükskõik, mis sa ostad, et kuskile ta ikka läheb, see informatsioon. Nii, ega siis võtame õhtu otsapidi kokku. Meie ees oli lastetubade võlur, nagu ma sinu kohta lugesin. Nii, polüglott ja rahvusvahelistumise nõunik. Ja loomulikult bass ja bariton, suur Georg Otsa loomingu austaja ja laulja Rainer Vilu.
seltskonna kokku kutsunud eesotsas Arnikaga, aga enne kui ma annan teile Villet, teeme aplausi Viluperede vanematele. Lapsutage.